Tere, Gabor! Tere, tere! Räägime täna rinnavähist. Mis haigusega üldse tegemist on? No rinnavähk on selline sagedane vähitüüp, mis enamasti tekib naise rinda 50 ja 70 eluaasta vahel, aga võib tekkida ka varem ja võib tekkida hiljem. Ja nagu pahaloomuliste kasvajate puhul ikka, et tegemist on rakkudega, mis siis kaotavad ära oma selle normaalse kasvamise ja jagunemise pidurduse funktsiooni, ehk siis kasvaja algul kasvab nii kaua, kuni ta on ainult rinnas, et ei ole hullu. Aga kui siis haigus ravimata jätta, et siis see kasvaja nii-öelda võtab selle inimorganismi üle, kuni siis inimene enam ei suuda sellele haigusele vastu panna. Ja ma arvan, et sellepärast me olemegi siin, et siis leida üles selle kasvaja nii kaua, kuni ta veel seal rinnas ainult on, et kuni ta pole laiali läinud. No peamine rinnavähi riskitegur on sugu ja teine on vanus. Nii et üldiselt selliseid keskkonnatekkeseid riskifaktoreid väga ei tunta. On teada küll, et rinnaga toitmine, sünnitamine iseenesest, mingil määral ka normaalne kehakaal, et need vähendavad. Et uusi rinnavähi juhtumeid Eestis on kuskil 800 ringis. Nii et see number on päris suur ja naistel on rinnavähk, konkureerib nahavähiga siis esikohale. Kui me vähkidest räägime, et seda on suhteliselt palju. Mis on põhiline mure, mis naistel üldse rindadega on? No põhiline mure, mida naised rindadega seoses kaebavad, ja mitte ainult naised, et mehed ka, aga meestel kuidagi ei seostu see rinnavähi hirmuga, on valulikkus. Et hästi palju auru kulub siis nende naiste nõustamisele, kes tunnevad, et rind on valulik. Ja väga palju visiite on selle pärast ja ilmselt ka hästi palju mure, et siin tahakski öelda, et tegelikult selline rinnanäärmete valutamine kas enne menstruatsiooni või siis ütleme selline ühe või teise rinna lihtsalt mingisugune valupunkt, mis tekib ja võib-olla püsib paar päeva ära kaob, et seda ei peeta rinnavähi sümptomiks. No peamine rinnavähi tunnus on tükk rinnas. Et kui naine avastab mingisuguse sõlmekese endal rinnas, sõltumata vanusest, kui ta avastab, et rinnas on mingisugune uus moodustis tekkinud, et ta peaks kindlasti tulema sellega kontrolli. No tegelikult see enesekontroll on väga lihtne, et seda soovitatakse teha siis kuskil nädal peale viimast menstruatsiooni, et siis on rinnanäärme kuidagi kõige pehmem, kõige vähem tükiline, kõige vähem sõlmeline ja kõige vähem tundlik ja siis minna peegli ette ja siis vaadata rinnad üle, vaadata, et kas rindade kuju on selline, nagu ta on alati olnud ja siis lihtsalt oma käega terve rinnanääre ja kaenlaalune läbi kombelda. Et see on see üks pool, aga teine, mis on ka vähemalt sama tähtis, kui mitte tähtsam, on sõeluuringus käimine. Et seda ka paljud naised pöörduvad meile rinnakabinetti ja tahavad mingisugust rinnauuringut, aga oluline on meeles pidada seda, et see rinnavähi sõeluuring on teatud vanuserühmale ja see on 50–70 ja iga 2 aasta tagant siis kutsutakse selles vanusegrupis naisi rinnavähi sõeluuringule. Ja sõeluuringul käimine on sellepärast hästi tähtis, et see vanusegrupp on see grupp, kus seda rinnavähki kõige rohkem on, siis selles vanusegrupis sellest piltdiagnostikast, sellest rinnaröntgenist on ka reaalselt kasu, et selles vanusegrupis see pilt oskab üles leida selle vähi. Kui meil on 20-aastane või 30-aastane noor naine, temale seda mammograafiat ei ole mõtet teha, kui tal ei ole mingit kaebusi, kui tal ei ole tüki, sest tema see rinnanäärme kude on nii tihe, et seal see röntgen nagu midagi ei näita. No kui naisterahval on nüüd rinnaga seotud kaebused, siis kelle poole ta esmalt pöördub ikkagi? No see on väga hea küsimus, et meil Eestis sellist kommet naiste arstidel kõikide naiste rindu katsuda igal vastuvõtul, et seda eriti ei ole, et see ei ole meil juurdunud millegi pärast. Nii et sellist harjumust rindadega tegeleda väga paljudel arstidel ei ole. Aga ütleme, kui see kaebus on pigem selline, mis ei ole
seotud või millel ei ole rinnavähi tunnuseid, näiteks nagu me ennem rääkisime, et valulikkus. Et kui see valulikkus ei taha kiirelt üle minna, et siis võiks pöörduda näiteks perearstile. Aga kui rinnas on ikkagi tükk, mingisugune sõlm, et siis parim koht pöördumiseks võikski olla rinnakabinet. Et miks? Et sellepärast, et siia pääseb kiiresti löögile ja siit saab kõik uuringud ja analüüsid ja ka ravi siis lõpuks, kui ravi peaks vajamine olema korraga, et saab kiire lahenduse oma probleemidele. Meie töö niisugune eesmärk number 1 on leida või hõlbustada just selle varajase rinnavähi üles leidmist.